Trükin otsingusse sisse maakler. Esimene asi, mida Google vastaks pakub, on maakleri tasu. Tundub, et on oluline teema. No, ega selles mõttes loogiline ka ilmselt, kui koostööd alustatakse, siis väikene uuring ikkagi enne tehakse. Võib-olla ka kui ise müüma hakatakse, et siis vaadatakse, et huvitav, palju maakleriga müües siis maksma peaks. Töötan maaklerina juba 3 aastat. Suhtlen aastas ka circa 4000 inimesega nende kinnisvara müügist. Nii et läbi selle ma tunnetan juba päris hästi ka, mis tasemel konkurendid enda teenust pakuvad. Selles videos räägingi suhteliselt avatult, milliseid maakleri tasusid siis oodata võib, kui maakleriga koostööd plaanite. Esiteks oleneb muidugi, mis teenusest me räägime. Müük, üür, ost. Üüri puhul on turul tasu juba nii välja kujunenud, et siin keegi mingit tsirkust pole proovinud teha. 1 kuu üüri summa, see on tavapraktika. Ja üüri puhul maksab maakleri tasu üürnik. See on ka turul niimoodi välja kujunenud. Nüüd enamuste kinnisvarabüroode puhul sellele 1 kuu üüri summale siis lisandub ka käibemaks. Turul leidub ka selliseid väiksemaid tegijaid, kes võib-olla ka teevad ilma käibekata või siis mõned väga suured objektid, kus juba kuu üür seal 1500-2000, võib-olla siis on ka käibeka võrra natuke see soodsam see maakleri tasu. Aga üldiselt 1 kuu üüri summa pluss käibemaks. Müügiteenuse puhul maksab maakleri tasu müüa ja enamasti arvestatakse maaklerile komisjoni tasu protsendina müügihinnast. Iseenesest ka mõistlik, siis maakler seisab ka parima müügihinna eest väljas. Sellepärast, et protsendina müügihinnast, siis tema tasu on ka suurem, kui ta müüjatele parima hinna kätte saab. Tavaliselt on maakleri tasu vahemikus 2–5%. Kuigi 4–5% kuuleb viimasel ajal üha harvem. Eks maakleriteenuste turul on ka konkurents suur. Ja tihti, kes ka keskmisest natukese kõrgema komisjoni tasuga alustavad, siis nad on valmis sealt vaikselt alla tulema. Kliendina muidugi nüüd küsimus, et kui maakler enda tasu ei suuda kaista, mis siis teie hinnaga juhtub? Ja kui alguses vaatate, et komisjoni tasuga võidate seal 800, 900, 1200 eurot, allahindlus on kohe naksti 5000 euri. Keskmine komisjoni tasu on Eesti turul ikkagi 3%. Ise töötame ka näiteks 3%-ga. Harvam kohtab ka 2. Aga näiteks suuremate objektide puhul, 500 000 eurot on jällegi tavaline, kui komisjoni tasu ongi 2%. Muidugi on olemas ka fikstasuga maaklereid. Eks sellisel juhul tuleb mõelda, millist teenust mul on vaja, millist teenust selle rahast saab. Kõige olulisem, et korter ikkagi müüdud saaks. Kui nüüd maakleril on mingi 50 objekti korraga müügis, saab müüdud, ei saa, mis allahindlus sealt tuleb? Kas siis olete selleks valmis? Eks iga büroo töötab erineva mudeliga, aga ilma lepinguta, ilma komisjoni tasuta ei ole maakleril võimalik objekti turundamisse investeerida. Kui sul ongi 50 objekti korraga müügis, 3 tükki kuus nendest müüb, samas teisest otsast 3 tükki kuus kukub. Sul ei ole võimalik lihtsalt iga objekti ettevalmistamisse, profipiltidesse investeerida. Sa lähed lihtsalt pankrotti. Ja viimaseks, võtame ostutehingud ka kiirelt läbi. Ostuklientidega ma olen ise kõige vähem töötanud. See on koht, kuhu ma uuel aastal kõvasti rohkem rõhku panen. Ostuklientidega oleneb maakleri tasu palju rohkem kokkulepetest. On neid ostjaid, kes töötavadki konkreetse maakleriga, kes siis neile sobiva objekti leiab. Aga on ka teistpidi, sest nii omanikud kui ka maaklerid müüdaval objektil enamasti on valmis komisjoni tasuga jagama. Kas siis pooleks või siis täiskomisjoni summa, kui minnakse ostma otse omanikult. Aga siin oleneb palju rohkem sellest, et kas ostjal on maakleriga siis leping või maakler näiteks lihtsalt soovitab midagi ja sealt kaudu tuleb tehing. Kuna teema niivõrd populaarne Google'is on, siis loodan, et nii mõnede inimeste küsimustele vastab. Ja kui sul on endal mõni küsimus, millele võiksin vastata või millest saate teha, pane alla kommentaaridesse. Aga näeme jälle, seniks. Tšau!